Nii, nüüd on niimoodi, et me oleme jõudnud poe juurde. Kertu tuleb ilma kotita jalutama, tal on alkohol, veepudelid ja banaanid käes. Täpselt ei tea, kaugele me jõuda planeerime, aga plaan on hea. Mis värk on, Kertu? Raidal on saapases kivid. Teise saapases ma juhin tähelepanu. Esimesest saapast ma võtsin juba välja, aga nad leidsid tee poolduda ja teise saapasse minna. Ma ei tea, kuhu me nii jõuame. Endiselt järve äärde, ma arvan. Oleneb, me võime sinu siia pingile jätta ka. Võtame su kaasa, kui tagasi tuleme. See on nagu kandetool siis või? Ei saa siia lihtsalt ootama. Aga te ei tule siit tagasi, te tulete sealt teiselt poolt. Siis sa ootadki päris kaua lihtsalt. Oodates sind vai. Nii, nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et varsti ei ole enam mingit mõtet tagasi pöörata. Tõenäoliselt on nüüd aeg teha väike vahekokkuvõte, sest järgmiseks tuleb mets ja näidata, et tegelikult püsib kogu punt väga ilusti koos. Keegi ei ole eraldunud, kõik on väga hästi. Ära pilti usu. Nii, me oleme nüüd jõudnud sinna, kus läbipääsu ei ole. Aga me pääsesime läbi. Me oleme tegijad, me pääsesime läbi. Viiekesi veel. Viiekesi, me murdsime läbi teelt. Tanel Kiik. Ma olen Kertu Kiik praegu. Kertu Kiik. Perega Kiige. Kiigud. Kuidas kiigud lähevad? Kiigud on jumala okk. Kiigud on rahul. Kõik iseeneseks väga toredad idead. Nii, meid viidi nüüd metsa. Kertu oli kõigega nõus. Kertu on alati kõigega nõus. Ainult, et ma ei viitsisin siit metsast välja tassida. Mina ei tea, miks ta arvab, et ta peab mingi kusagile tassi. Seepärast, et sa kogu aeg lendad igas suunas. Ma nagu ei jõua niimoodi püüda sind igalt poolt kogu aeg. Vaata, kuidas vormis Kertu on selle kõige peale, kui ta niimoodi peab ümber minu jooksma. Kõik on plaanitud, kõik on plaanitud. Kõik on kontrolli all. Kertu, kas me lõunasöögiks metskitsega teeme? Jaa, meil on ju banaanikuured, millega seda meelitada. Aga kui panna banaanikoor... ma tean, me võime sulle ette banaanikoor on nagu püüni seest. Me paneme puu ette, ise oleme puu taga, kits läheb puu eest mööda, libiseb ja siis me hüppame peale. Me oleme viiekesi, igaüks võtab ühe jala, üks võtab saba ja ongi käes. Kitsa saba on umbes selline. Meil on plaan paigas. Keegi tahab läbi aiaukura kindlasti, siis siin on aiasauk. Aga aeg muidugi lõpeb ära ka. Seal on retro aeg. Kertu, me oleme nüüd poole peal. Mis värk on? Ostem paistab, Tallinna vesi paistab. Kertu hüppas asustatud punkti tagasi. Kas on kohe rõõmsam tunne? Nagu üle kraavi hüppeid, eks ta? Aga tagumist jalga tuleb ka tõsta üle kraavi hüppele. Oi! Ori lompi siruli, ei? Raido kiusab. Kertu arvas, et me võiks minna järgmisele tiirule. Muidugi, me oleme ringiga tagasi. Aga järgmise tiiru me teeme nii, et me kõnnime selg ees. Sest et mul on püksid tagant nii porised. Jah, siis saab eest ka poriseks. Siis on nagu, peabki nii olema. Ja nüüd on nii, et kui lennuk tuleb, siis me hüppame lennuki peale, teeme väikse sutku, et siis saab natuke kiiremini vahepeal edasi. See on nagu küüti võtta, lihtsalt matke ära. Raivo küüti. Jaa.
ringi ja siis me no, ja ma ei tea. No nii. Ma näen oma autot, ma näen. Ma saan minna autosse ja istuda sinna kohe. Ja mul on tipud ka alles. Pooled tibud on tee peal ära poetatud. Ei ole, mul on kõik tipud alles. Tipud autšu. Kertu, mis värk on? Kõik on hästi. Kõik on suurepärane. Keegi ei lähe lageda peale.